Tänases episoodis räägime Jeesuse imedest, tema elus, mis saatsid teda kõikjal, kuhu ta iganes läks. Haiged said terveks, teemonid lahkusid ja loodusjõud kuuletusid talle. Jeesuse teenistust võib jagada kolme valdkonda. Ta kuulutas kuningriigi evangeeliumi, õpetas Jumala sõna printsiipe ja tegi imetegusid. Suurem osa Jeesuse imedest olid muidugi tervenduse imed. Ja seda põhjusega, et Jeesuse ajal oli väga palju haigeid ja arstiabi ei olnud mitte igaühele kättesaadav. Evangeeliumites on üles tähendatud umbes 60 Jeesuse imet. Peale tervenemiste toitis Jeesus üleloomulikult paljunenud toiduga inimesi, kõndis vee peal, äratas surnuid, muutis vee veiniks ja veel palju muid seesugust. Kuid nagu evangelist Johannes märgib, tegi Jeesus veel palju muidki imesid, mida ei ole kirja pandud lihtsalt ruumipuuduse tõttu. Sageli arvatakse ekslikult, et Jeesus tegi imesid kogu oma eluaja jooksul. Traditsioon fantaseerib, et lapsena voltis Jeesus paberist tuvikesi ja äratas nad elule. See aga ei vasta kindlasti tõele, sest kui Jeesus oli oma ema ja jüngritega Kaana pulmas, kus lõppes vein, ning ta ema palus tal teha imet, siis Jeesus vastas talle: minu aeg ei ole veel tulnud. Tema kuulutamise ja imede aeg oli 3,5 aastat. Enne seda ta elas nagu iga teine tavaline inimene Natsareti linnakeses, tehes oma igapäevatöid ja toimetusi. Imeks võime lugeda üleloomulikku ilmingut, mida ei ole võimalik toime panna oma loomulike võimetega. Ime on ilming, mille saadab korda Jumal inimese kaudu. Oma imeteenistustega tõestas Jeesus, et ta on Jumal või jumalike võimetega lihas elav inimene. Kuid Jeesus ei teinud imesid enda tõestamise eesmärgil, vaid et aidata inimesi. Jeesus ei pidanud kunagi midagi tõestama. Inimesed aga olid hämmingus nii Jeesuse sõnadest kui ka tema imetegudest. Ta õpetas teistmoodi kui muud tolla ja õpetajad. Ja nagu ütleb, nii nagu see, kellel on meelevald. Tema õpetus oli enesekindlusest pakatav. Ta teadis, mida ta kõneles. Ta oli veendunud selles, kes ta on ja miks ta on tulnud siia maailma. Inimesed vastupidiselt tulid kokku enamasti uudishimust, et näha imesid. Nii nagu see on ka tänapäeval. Osad selleks, et saada terveks, teised, et lihtsalt meelelahutuslikul eesmärgil näha seda. Jeesuse salajane jünger, variser Nikodemus, aga väljendas seda järgmiselt. Oli variseride seas mees, Nikodemus nimel, üks juutide ülem. See tuli Jeesuse juurde öösel ja ütles temale: Rabbi, me teame, et sa Jumalalt oled tulnud õpetajaks, sest keegi ei või teha neid imetähti, mida sina teed, kui Jumal ei ole temaga. Ka kuningas Herodes tahtis näha Jeesust, soovides, et ta lahutaks tema seltskonna meelt imetegudega. Just sel põhjusel ei teinudki Jeesus tema juuresolekul mitte ainsatki imet. Kui siis Herodes Jeesust nägi, sai ta väga rõõmsaks, sest ta oli hea meelega tahtnud teda juba ammugi näha, kuna ta oli temast palju kuulnud. Ka lootis ta näha saada mõnd imetähte, mida ta ehk teeb. Jeesuse suurim imeteenistus toimus Galilea järve kallaste külades ja linnades. Mitmel juhul olid imed sedavõrd massilised, et kõik, kes teda vaid puudutasid, said terveks. Mujal piirkondades olid imed enamasti üksikjuhtumid. Jeruusalemmas parandas Jeesus halvatu Betesda tiigi ääres ja tegi nägijaks pimedana sündinu. Nende imede pealtnägijad pigem kritiseerisid Jeesust, mitte ei andnud talle austust selle eest. Seetõttu jäidki siin toimunud imed vaid üksikuteks nopitud marjadeks. Rääkides Jeesuse konkreetsetest imedest, peame aga tegema väga keerulise valiku. Millisest imest rääkida? Sellepärast,
oleme teinud sellise valiku, et me räägime imedest, mis juhtusid siin Jeruusalemma piirkonnas, kuna me just siin parajasti asume. Kuidas tegi Jeesus imetähti? Kas tal oli teatud kindel taktika, et kuidas teha imesid? Kui me analüseerime Jeesuse imesi, leiame, et Jeesus kasutas väga erinevaid viise haigete parandamiseks. Järgnevalt räägime imest, mida Jeesus tegi viisil, mille eest oleks iga tervendusevangelist saanud kriitikat. Tänapäeval võib-olla isegi kohtusse kaevatud. Mööda minnes ta nägi inimest, kes sündimisest saadik oli olnud pime. Ja tema jüngrid küsisid temalt, rabi, kes on pattu teinud, kas tema või ta vanemad? Et ta on sündinud pimedana. Jeesus vastas, ei ole tema pattu teinud ega ta vanemad, vaid et Jumala teod saaksid temas avalikuks. Meie peame tegema selle tegusid, kes mind on läkitanud, nii kaua kui päeva on. Öö tuleb, mil ükski ei või midagi teha. Nii kaua, kui ma olen maailmas, olen ma maailma valgus. Kui ta seda oli öelnud, sülitas ta maha ja tegi süljest muda ning võidis selle mudaga tema silmad. Ja ütles talle, mine pese silmi Siiloa tiigis. Siiloa tähendab läkitatu. Siis ta läks sinna ja pesi ja tuli nägijana tagasi. Jüngrite küsimus oli klassikaline inimese konditsioonis seostamine tema pattudega. Miks on keegi haige? Hiobi sõbradki kaevasid tema minevikus, et leida sealt mõnda salapattu, miks see kõik temale oli nii juhtunud. Kuid antud juhul ei olnud Jeesuse sõnade kohaselt keegi selles süüdi, et ta oli pime. On kindlasti ka neid, kes kannatavad oma patuse elu tulemusel, kuid mitte siinsel juhul. Jeesus sülitab maha ja teeb sellest muda. Ja ta määrib selle porise seguga mehe silmad. Miks ta teeb seda? See pori pani tema silmad ju veelgi enam sügelema ja tegi tema olemise palju ebamugavaks. No, me teame, et kui meil satub mingi väikegi puru silma, siis me tahaks ta kohe ära loputada. Kuid Jeesus ütleb selle mehele, ei, sa pead nüüd nende poriste silmadega jalutama 400 meetrit alla siia Siiloa tiiki ja alles seal sa võid selle ära pesta. Jeesus kohtas seda pimedat meest ilmselt kusagil templi piirkonnas. Tõenäoliselt oli ta seal kerjamas almuseid templisse minejatelt. Teekond Jeesuse poolt määratud Siiloa tiiki kulges treppidest alla lõunasuunas mööda tolleaegset tänavat. Milline piinarikas teekond see oli. Ta silmad kipitavad, ta tahaks ruttu joosta vee äärde, kuid ta ei saa ruttu, sest et ta on pime. Ja Jeesus ütles talle, et sa pead tulema alla. Ilmselt selles kohas, kus see mudaga võidmine toimus seal templi juures kuskil, kogu selle tee 400 meetrit pimedana. Kas keegi teda talutas, ei tea, tulema siia just selle tiigi äärde, mitte ükskõik millise vee äärde. Kuid mis siis ikkagi oli Jeesuse nõudmise mõte? Miks tuli just siin tiigis silmi pesta? Ei, see ei olnud maagiline muda, ega Siiloa tiigi vesi olnud imet tegeva väega. Sellel kõigel oli vaid üks põhjus. Jumala instruktsioonide usaldamine. Kas me lähme just sinna, teeme just seda? Ütleme just kästud sõnu, isegi siis, kui sellel ei ole meie jaoks mingit loogilist seletust. Jõudes siia astmetele, oli ta omadega kindlasti läbi, kuid õnnelik, et lõpuks ometi ta jõudis pärale. Pestes kipitavat muda silmadest välja, tunneb ta suurt kergendust, vabanedes sügelemisest, kuid koos ebamugava sügeleva mudaga läheb tema silmadest välja midagi palju olulisemat. Tema eluaegne pimedus ja ta näeb esimest korda, milline on päike, mis värvi on taevas, millised on inimesed. Ta naaseb tagasi rõõmsana Jeesuse juurde teda tänama.
kui lihtne oleks sellel pimedal pahanduda Jeesuse peale, isegi vihastuda. Nagu pidalitõbine Naaman kord, kellele prohvet ütles, et mine pese ennast 7 korda Jordanis, siis saad sa puhtaks. Tema vihastaski uskmatuses ja tema loogiline mõttekäik kalkuleeris, et parem oleks ennast pesta kuskil Süüria jõgedes, mis on palju korralikumad jõed. Tema paranes vaid oma sulase veenmise peale toimida siiski, nagu prohvet ütles. Siloa tiik on Jeruusalemma linna kõige madalam punkt ehk 625 meetrit merepinnast kõrgemal. Seepärast valgusid siia tiiki Giihoni allika veed. Siit pidid rändajad mööda tänavat tõusma ülesse veel 115 meetrit, et jõuda templisse. Algselt rajas selle kuningas Hiskija ja sellest jutustab meile ajaraamatu 32. peatükk nii. Kui Hiskija nägi Sanrebi tulevat ja selle eesmärgiks oli sõidida Jeruusalemma vastu, siis ta pidas nõu oma vürstidega ja võitlejatega veeallikate sulgemiseks, mis olid väljaspool linna ja temaga oldi nõus. Siis koguti kokku palju rahvast ja nad sulgesid kõik allikad ja jõe. Seda suurt tiiki toitis Hiskija kaevandatud imetunnel, mis on üle 500 meetri pikk, kaljusse raiutud maa-alune veejuhe, kus voolab värske vesi veel tänagi, 2600 aastat hiljem. See tiik täitus prahiga, kui roomlased Jeruusalemma hävitasid ning alles 2022 aastal alustati siin tiigi suuremahuliste väljakaevamistöödega. Kui kõik hästi läheb, siis peatselt näeme seda ajaloolist tiiki enda ees täies hiilguses. Ja kui nad teisel päeval Betaaniast väljusid, oli tal nälg ja nähes kaugelt viigipuud lehis, läks ta vaatama, kas ta sellelt midagi leiab. Aga sinna juurde jõudes ei leidnud ta midagi muud kui vaid lehti, sest ei olnud veel viigimarja aeg. Ja Jeesus hakkas kõnelema ning ütles, ärgu iialgu enam sinust ükski vilja söögu, ja tema jüngrid kuulsid seda. Teine Jeesuse ime, mida me lähemalt vaatame, oli aga hoopis teist laadi. Siin Jeesus demonstreeris meile usu ja sõnade väge. Täna ei saaks me kõndida Jeesuse jälgides seda teekonda Betaaniast üle Õlimäe Jeruusalemma, mida selles loos kõndis Jeesus, sest kunagise Betaania küla taha on ehitatud piirav turvamüür terrorismi tõkestamiseks. Kõndides varahommikul mööda viigipuust, mis oli Õlimäel lehvimas, oma täies hiilguses, oma lopsakate lehtedega, ta ligineb selle, et otsida oma lemmikvilju viigimarju. Ma pean ütlema päris ausalt ka, et üleküpsenud viigimarjad on ühed minu lemmikud. Kui sa neid pole kunagi Iisraelis ise puu otsas korjanud, siis Eesti marketitest ostetud viigimarjad sa ei saa nendest õrna aimugi sellest, kui head need tegelikult on. Sellepärast Jeesus neid armastaski. Aeg, mil Jeesus sellest puust möödus, oli vara kevad. On öeldud, et ei olnud veel viigimarja aeg, sest viigimarjad küpsevad augustis-septembris. Kas Jeesus ei teadnud seda? Kindlasti teadis. Aga viigipuu on eriline sellegi poolest, et tal on alati üksikuid vilju ka ajal, mil ei ole peamine viigimarja saagi aeg. Sellel puul aga ei olnud ainsatki vilja. Seda nähes ütles Jeesus puule, ärgu ükski sinust enam kunagi vilja söögu. Sageli me kõneleme sõnu oma pettumusest, emotsioonist, frustratsioonist, milledel ei ole loovat kaalu. Kuid Jeesus ei öelnud seda pettumuse ajendil, vaid usus.
sõnad, mida me kõneleme usus, on väelised ja loovad. Peale Jeesuse needvat deklaratsiooni aga lehvisid viigipuu suured lehed endise hooga õlime tuules, kui Jeesus sealt edasi kõndis. Ilmselt ei võtnud jüngrid rabi sõnu erilise tõsidusega ja nad olid kahe vahel, mida sellest täpselt arvata. Kui aga 24 tundi hiljem nad taas mööduvad sellest samast puust, siis märkas Peetrus midagi. Ja varahommikul nägid nad mööda minnes viigipuu juureni ära kuivanud olevat. Siis Peetrusele tuli meelde issanda sõna ning ta ütles temale, rabi, vaata, viigipuu, mille sa neetsid, on ära kuivanud. Ja Jeesus vastas ning ütles neile, olgu teil usku Jumalasse. Tõesti, ma ütlen teile, kui keegi ütleb sellele mäele, tõuse paigast ja lange merre ja ei mõtle kaksipidi oma südames, vaid usub, et see, mis ta ütleb, sünnib, siis see saab temale. Sellepärast ma ütlen teile, uskuge, et te seda saate, siis see saab teile. Nende imestuseks oli puu tõepoolest ööpäevaga juureni kuivanud. See ime oleks võinud märkamatagi jääda, kui puud ikka ju kuivavad, eks ole, tormid lõpevad ja sellepärast ei märkagi me tihti imesid enda ümber. Kuid Jeesus ei lasknud käest head võimalust anda oma jüngritele ja ka meile hea õppetund sellest. Niisiis oli Peetrus esimene, kes oskas seda seostada varem öeldud Jeesuse sõnadega. On tähtis märgata ja osata seostada imesid meie elus. Olen pannud tähele, et vahel me palvetame teatud olukorra eest, kuid siis unustame selle. Ja kui olukord päriselt muutub, siis võtame seda kui loomulikku eluprotsessi. Hoiame siis silmad ja kõrvad lahti Jumala imedele meie ümber. See oli juba 3. kord, kui Jeesus oli kõnelenud elututele asjadele, otse kui oleks neil kõrvad. Esimesel korral Galilei järvel käskis ta tormil vait jääda ja nii see läkski. Ja nüüd kuulas puu tema sõna. Ta kõneles käskivalt palavikule Peetruse ämma ihus ja omamata kõrvu kuulsid need 3 Jeesuse sõna ja alistusid talle. Kui kõneleme ja palvetame usus, siis meie sõnad loovad reaalsusi füüsilises maailmas. Meie ususõnades on tohutu vägi, palju suurem, kui me kunagi seda arvata võiksime. Sellepärast me peame kontrollima oma keelt, et me ei kõneleks surma, vaid elu, paranemist, muutust ja usku Jeesuse nimel. Ja viimasena me võtame vaatluse alla veel ühe ime, mida Jeesus tegi, kui ta tervendas 10 pidalitõbist. Sellest loost räägib meile ainsana evangelist Luukas. Ja sündis, kui ta oli teel Jeruusalemma, et ta läks Samaaria ja Galilea vahelt läbi. Ja kui ta saabus ühte alevisse, tulid temale vastu 10 pidalitõbist meest ja jäid eemal seisma. Ja nad tõstsid häält ning ütlesid, Jeesus, õpetaja, halasta meie peale. Neid nähes ütles ta neile, minge ja näidake end preestritele. Ja kui nad läksid, said nad puhtaks. Aga üks nende seast, nähes enese terveks saanud olevat, läks tagasi ja andis Jumalale suure häälega au. Ja heitis tema jalge ette silmili maha ja tänas teda. Ja see oli samaarlane. Aga Jeesus kostis ning ütles, eks 10 ole saanud puhtaks, ent kus on need 9? Kas muid ei ole leitud, kes oleksid tulnud tagasi Jumalale au andma? Kui aga see muulane? Ja ta ütles temale, tõuse üles ja mine, su usk on sind aidanud. Jeesus oli kõndimas taas Jeruusalemma. Ta valis otsetee üle Samaaria mägismaa, mis täna on poliitilises keeles tuntud kui Läänekalda ala. Jeesuse ajal elasid siin samaarlased, kes olid segarahvas juutidest ja Süüria kuninga siia aladele asustatud pagana rahvastest. Täna elavad siin Palestiina araablased,
ja osadele aladele on juutidele minek rangelt keelatud, nii et täna ei saaks Jeesus seda reiti kasutada. Kuskil siin teed kõndides kohtas Jeesus pidalitõbiste meeste gruppi, kes olid talle lähenemas ja jäid eemale seisma. Pidalitõbi oli Jeesuse ajaks üks kohutavamaid haigusi. See algas peale väga lihtsalt väike lööve nahal kuskil, kuid pikkamisi hakkas see muutuma mädaseks ja haigus võttis inimeselt ära valu tundmise võime. Kuid edasi arenedes hakkas pidalitõbi hävitama inimese ihuliikmeid. Mõnel mädanes ära nina, teisel võib-olla kukkus otsast ära käsi. See haigus oli tegelikult kohutav, aeglane ja pikkamööda suremine. Selle haiguse põdeja oli Moosese seaduse kohaselt isoleeritud ühiskonnast, sest haigus oli nakkav ja sellel puudus ravi. Nii elasid pidalitõbised eraldi kas koobastes või paremal juhul leprosooriumites, isolatsioonihaiglates. Kui nad lähenesid Jeesusele, pidid nad jääma eemale seisma, et mitte ohustada nakkusega Jeesuse seltskonda. Nad hüüdsid, õpetaja, halasta meie peale. Ka nendeni oli jõudnud sõnum rabi Natsareti Jeesusest, kellel oli võime parandada haigusi. Nende lähenemine Jeesusele ja nende sõnad väljendasid nende usku, et Jeesus võib neid tervendada. Mida aga Jeesus tegi? No, kui kirjutada näiteks õpikut sellest, kuidas palvetada pidalitõbiste eest, siis kas me leiame mingi kindla mustri, mille järgi Jeesus pidalitõbistega tegeles? Ei, otse vastupidi. Kui loeme ühest teisest juhtumist, kus Jeesus parandas pidalitõbise, siis tookord toimis ta täiesti teistmoodi. Vaata, pidalitõbine tuli ja heitis maha tema ette ning ütles, issand, kui sa tahad, võid sa mind puhtaks teha. Siis Jeesus sirutas oma käe ja puudutas teda ning ütles, ma tahan, saa puhtaks. Ja seda maid sai ta oma pidalitõbest puhtaks. See oli väga šokeeriv toimimise viis Jeesuse poolt. Esiteks tuli pidalitõbine Jeesuse juurde ja kõikide imestuseks ei käskinud Jeesus tal taganeda ohutusdistantsi peale. Teiseks ta puudutas teda. Jeesus, olles rabi, ei oleks kunagi tohtinud puudutada pidalitõbist, mis oleks teda automaatselt teinud roojaseks ja ta oleks ise pidanud 7 päeva olema isolatsioonis, nagu meil kunagi oli COVID-i ajal. Mida siis selle loo põhjal kirjutada pidalitõbiste tervenduse õpikusse? Peab rikkuma Moosese seadust ja minema pidalitõbise juurde teda puudutades. Aga vaatame tagasi 10 pidalitõbise loosse. Mida Jeesus siin tegi? Ta ei lähenenud neile meestele ega puudutanud neid üldsegi, nagu eelmisel korral. Seekord järgis Jeesus tõepoolest Moosese seadust, kui keegi tahaks sellest järeldada. On huvitav, et ta isegi ei palvetanud nende eest, vaid ta lihtsalt ütles neile, et nad läheksid ja näitaksid endid preestrile. Nii oli kirjas Moosese instruktsioonides. See on seadus pidalitõbise kohta ta puhastuspäevaks. Tema tuleb viia preestri juurde ja preester mingu väljapoole leeri ja kui preester vaatab, et näeb, pidalitõbisel on pidalitõve lööve paranenud. Kuid siin oli konks. Sa pidid end näitama preestrile, kui pidalitõbi oli paranenud. Nemad aga olid alles täiesti haiged. Me võime seda nimetada usuteekonnaks. Sa hakkad astuma samme, tegema midagi, mida sa ei saanud varem teha, käituma, nagu sa oleks terve inimene. Kui pidalitõbine usub, et ta on terve, siis ta läheb preestri juurde. Kas pole? Kujutage ette, kuidas need 10 pidalitõbist meest sammusid Jeruusalemma poole. Kui keegi vastu tuli ja nende käest küsis, mehed, kuhu te lähete? Nad ütlesid, me läheme endid preestri juurde näitama.
aga te paistate minu arust küll täitsa pidalitõbistena veel. Rabi Jeesus ütles meile, et me läheksime ja me läheme tema sõna peale. Tõepoolest, nad läksid kõik 10. Keegi neist ei hakanud kahtlema. Millal nende pidalitõbi kadus, me ei tea täpselt, kas kohe, kui nad olid hakanud minema või alles linna väravas. Kui me toimime usus Jumala sõna peale, siis tihti me ei märkagi, millal ime juhtub. Ühtäkki on see lihtsalt kadunud. See on meie usuteekond, mida meil tuleb käia lõpuni, mitte loobuda poolel teel. Kuid mis teeb selle Jeesuse ime eriliseks, on seik, et üks nendest 10 tervenenud mehest tuli tagasi Jeesuse juurde talle tänu andma. Me ei loe evangeeliumites palju sellest, et tervenenud inimesed oleks tulnud tagasi teda tänama. Kuid siin oli see mees, kes oli pealegi rahvuselt samaarlane, isegi mitte juut, kes teda tuli tänama. See oli Jeesusele meelepärane ja on ka täna. Ole tänulik iga ime eest, nii väikese kui suure eest. Jeesuse imed aga ei lõppenud tema taevasse minekuga. Apostlite tegude raamatus näeme, et tema järgijad jätkasid samasuguste imede tegemist ja teevad neid Jeesuse nimel kuni tänase päevani. Jeesus tõotas olla meiega kuni maailma ajastu otsani, oma kätt sirutades, et imed ja tunnustähed sünniks tema poja Jeesuse nime läbi. Usu imedesse ja palveta, siis saad ka sina kogeda imet tegevat Jeesust oma elus.